Hommik, kell on 6 hommikul ja siit siis lõpevad meie praegused Tarvini seiklused ja 7.25 läheb bussis Katriini, kus algab siis meie 2-nädalane maaseiklus, et saab olema lõbus. Kui Mari-Liis peaks ka tulema, siis lähme vaatame, järsku saame alt nii-öelda hommikusööki, et seal on mingi natuke kohvi ja saia, et saab natuke süüa. Ja siis hakkame vaikselt bussijaama liikuma, mis on siit õnneks mitte väga kaugel. Ainult 750 meetrit vaja kõndida, nii et selle tõttu veab. Kui te mõtlete, et backpackerite elu on lahe, siis ei ole. Fucking sõjaväes oleks juba kuradi 20 kilo on selja peal ja tatsad sellega ringi. Et Katriini trip alaku. No Mari-Liis panite enda magu peale. kooliaeg, millal tuled sina? Valmis? Jah. Alati tuled konditsioneeri toas, siis kuradi koridor on alati nii. Esimene laks, õhku ei ole olav. Kell on 7 hommikul saamas. Oleme praegu siis siin Tarvini bussijaamas praegu ja ootame bussi. Ka veel siin bussijaamas sain tuttavaks siis ka meie 3. liikmega, kes tuleb Katriini sinna tööle ja on siis saksa kutt, 20 aastat vana. Tundub selline suht chill vana, et ma arvan, et teda näete ka videos. Ja praegu ikka veel ootame bussi, et siin on vist niimoodi, et buss tuleb kohale 7.25, mitte et ta ei välju 7.25. Ainult selline mulje on jäänud. Kas nüüd kängurat näeb? Nii, buss hilines 20 minutit ja kuna nad pidid siis tulesid remontima ja bussi peale oli imelik tulla sellepärast, et kontrolliti siis nimesid. Linnukesed pandi taha, et saad bussi peale jõudnud, mis on natuke imelik, aga noh, äge. Ja nüüd me siis pea 4 tundi sõidame. Praegu oleme siis Greyhoundi siis parklas või nagu töökojas ja võtame siis järele Haagist järgi. Reisijad on kõik peale, et see täiega imelik. Korralik ikka. Et läheb reis natuke pikemaks. Aga ainult istmed on mugav. It's been so long since I heard your name. I was losing hope that you felt the same. It's been so long since I've seen your face. See siin on siis bussijaama tagune. I heard your name. I was losing hope that you felt the same.